Tere, 3. K-klass! Täna hakkame jagama kahekohalisi arve ja selle jaoks vaata korra uuesti summa jagamine arvuga. 36 jagatud 3-ga võime jagada nii 30 jagatud 3-ga ja 6 jagatud 3-ga. Kui see on meelde tuletatud, palun ava oma töövihik leheküljelt 42, ülesanne 99. Arvuta ja lahenda mõistatus. Ja vaatame näidist. 46 jagatud 2-ga võrdub 23 ja arvutame seda nii. 40 jagatud 2-ga võrdub 20 pluss 6 jagatud 2-ga võrdub 3, kokku 23. Ja vaata, kuidas lahendatakse mõistatust. See naerunägu ja 2 M-i paiknevad mesikärjes siin all. Nende vastus oli 23. Vaatame järgmist tehet. 88 jagatud 4-ga. Arvutame nii. 80 jagatud 4-ga võrdub 20. 8 jagatud 4-ga võrdub 2, kokku 22. Ja paigutame selle kärjetüki õigesse kohta. Naerunägu, L ja U ja panin selle siia. 39 jagatud 3-ga. 30 jagatud 3-ga võrdub 10, 9 jagatud 3-ga võrdub 3, kokku 13. Ja paigutame ka selle kärjetüki õigesse kohta. Number 13 on siin. A, V, E. Palun arvuta ise edasi. Ülesanne 100. Mootorsaan sõitis 2 tunniga 68 kilomeetrit. Suusataja 3 tunniga 51 kilomeetrit. Mitu kilomeetrit tunnis sõitis mootorsaan suusatajast kiiremini? Mul on siin mootorsaan ja suusad. Mootorsaan läbis 2 tunniga 68 kilomeetrit. Suusataja läbis 3 tunniga 51 kilomeetrit. Kõigepealt arvutame, mitu kilomeetrit tunnis sõitis mootorsaan. Me teame, et ta sõitis 2 tundi. Sellepärast jagame läbitud vahemaa 2-ga. 60 jagatud 2-ga võrdub 30, 8 jagatud 2-ga võrdub 4. Saime vastuseks, et mootorsaan sõitis 34 kilomeetrit tunnis, kuid mitu kilomeetrit tunnis sõitis suusataja. Kuna ta sõitis 3 tundi, jagame läbitud kilomeetrite arvu 3-ga, kuid arvu 50 me täpselt 3-ga jagada ei saa. Jagame arvu 51 30 pluss 29 ja jagame need 3-ga. 30 jagatud 3-ga võrdub 10, 21 jagatud 3-ga võrdub 7. Kokku 17 kilomeetrit tunnis. Suusataja sõitis 17 kilomeetrit tunnis ja arvutame, kui palju oli mootorsaan kiirem. Mootorsaan sõitis 17 kilomeetrit tunnis kiiremini kui suusataja. See on hindeline ülesanne. Palun saada mulle pilt. Head aega!